stress ja naha mõju või siis stressi mõju nahale. Mis seos meil seal sellega on ja kuidas sellesse suhtuda võiks? No see on seesama, mis ma ütlesin, et see psühhodermatoloog, et see, et me oleme pärineme ühest algesse, nahk ja aju ja kõik on omavahel seotud, et hästi tihti ma näen ka kliente, kellel on olnud mingi raske elusündmus, näiteks ka osa surm või midagi, et siis nad on üleöö jäänud nagu väga vanaks, eks ole, et see viitab, see stress mõjutab, see kortisool, see stressihormoon on nagu otseselt seotud selle vananemisega, et see on väga tugev seos ja samamoodi kui, nagu ma ütlesin, oled õnnelik, sul on särad, see nahk on särav, sa ei pea ühtegi protseduuri tegema selleks, et olla siis ilus ja särav, et selles suhtes need on ilmselgelt seoses omavahel. Pluss paljud nahahaigused, psoriaas, rosaatse, akne, täiskasvanu akne, et nendel on leitud täna ikkagi pigem selliseid psühholoogilisi seoseid, mingil määral ka toitumine, elustiil ja ega tihtipeale, kui me põhjust ei tea, siis me võime alati öelda, et see on psühholoogilise põhjusega, sest me tegelikult ju ei tea, millest see tekib. Ja siis tihtipeale ongi see, et nii-öelda alternatiiv nagu tundub nagu aitab, aga tegelikult on paljud haigused sellised, mis iseenesest ka ära paranevad ilma, et sa midagi teed. Ja siis tundub, et see nagu oli sellest, tegelikult oli see võib-olla placebo, aga placebo ka tihtipeale töötab. Et juba see, et sa usud, et sa saad terveks, siis see ka aitab. Või vastupidi nocebo. Just, et sa just oled selline polkovnikulesk ja mõtled endale kõik haigused külge, eks ole, et siis ilmselgelt sa lõpuks selle haigusega saad, kui sa seda nii väga endale nii-öelda genereerid, et see, mida sa küsid, seda sulle antakse ikkagi. Aga jaa, paljud haigused on seotud ikkagi selle stressiga ja kortisooliga, mitte ainult siis nagu üldised kehahaigused, aga ka naha nii-öelda, ka lööbed, erinevad nahareaktsioonid. Teinekord ongi mingitel asjadel ongi näiteks selline alopecia areata, kus lihtsalt ühest kohast kukud juuksed välja, keegi ei tea, miks, eks ole. Jällegi võib mõelda seal seosed siipidi naapidi, aga ega neid tõestada otsuselt ei saa. Aga selge on see, et sellel nagu omavaheline seos on. Kui palju sa päriselt inimesi näiteks ära saada kuskile, ma ei tea, tuleb, ma ei tea, naha probleemiga akne või on mingisugune, ütleb sulle, et tal on mingisugune muu probleem, ütled, et kuule, aga tegelikult tead, ma ei taha sinuga protseduuri teha. Tegelikult saadaks sind reaalselt, ma ei tea, psühhiaatri haiglasse või hoopis toitumisterapeudi juurde, kes tegeleb mikrobiomiga. Täna toitumise koha pealt on enamus on väga teadlikud ja mitte enamus, aga väga palju kliendid on ise toitumisterapeudid. Et täna on info selles ots väga kättesaadav, et selleks isegi ei pea väga sinna toitumisterapeudi juurde minema, et sa võid lihtsalt võtta AI või guugeldada, et tuua ka seoseid siis naha ja toitumise vahel. Aga psühhiaatri juurde ma nagu ei saa saata inimesi, et ma ei saa öelda inimesele, et tal on nagu peasasi kinni, et siis ma olen paar korda nagu vihjamisi öelnud, et ma ei saa aidata. Mitte mingil konkreetse põhjusel pole välja toonud, aga olen öelnud lihtsalt, et ma ei saa teid aidata, siis ma olen saanud päris suure pahameele ohvriks, et mis mõttes ma ei teegi seda, mida ma pean tegema, et see on minu töö ja ma olen üldse halb klienditeenindaja. Aga siis ma lihtsalt olen pidanud leppima sellega, et ma olen halb klienditeenindaja ja edasi siis elama, et ega midagi teha ei ole. Ma arvan, et parem on see asi tegemata, et kui see, et ma teen ära ja nii ta ei ole selle tulemusega rahul. Ma võin nagu ükskõik mida teha ja ta leiab jälle uue koha, mis teda häirib, et selles suhtes see ongi see koht, kus tuleb ära näha need patsiendid, kus ma ei saa neid aidata, aga ma ei saa nagu öelda, et te kindlasti peate nüüd kuskile abi saamiseks pöörduma, aga lihtsalt ma saan öelda, et mina ei saa teda aidata selle koha pealt. Ehk siis on inimesi, keda ei saa lõpuni rahuldada, sõltumata sellest, kui kvaliteetne on töö või kui mitu protseduuri või mida tegelikult endaga teha tahab. Ja võib-olla üks selline suunav küsimus, mida ma ei ole proovinud, aga võib-olla küsida, et kui rahul inimene oma välimusega on. Et kui see on ikkagi seal mingi 0-1, on ju seal 10 palli skaalas, siis nagu raske, ma arvan, on jõuda sinna 10, 8. Et ma võin nagu ükskõik mida teha, aga kui inimesel on juba eos niivõrd halb kuvand endast, et mul on täna hästi tihti pigem see, et ma näen järjest rohkem tulevad ka noored minu juurde, et nad tahavad oma näovaali ja tahavad oma lapseliku nägu teha rohkem kontuurseks ja mõned tulevad ka emadega, eks ole, et nad on alaealised, alaealistele me teeme ainult vanema nõusolekul asju. Siis ma räägin, et teil on väga ilus laps ja sa oled väga ilus ja selline lapselik nägu, see nii aastatega möödub ja nii edasi, et ma püüan nagu välja tuua jällegi selle inimese eripära, miks ta ei peaks ennast hakkama muutuma, et ta on ilus sellise, nagu ta on. Ja võib-olla pole talle keegi seda varem kui öelnud, et ta on enda suhtes nii kriitiline, kuna ta vaatab neid Instagrami neid nägusid ja ta tahab olla nagu teised, on ju. Aga siis, kui tõsiselt rääkida, et tegelikkuses sa oledki ilus sellise, nagu sa oled. Aga seal ongi see koht, kus nad tihtipeale ikkagi ei usu sind. Ja nad ikkagi jõuavad kuskile, kes ikkagi selle protseduuriline ära teeb.
ja teinekord tulebki teha ja lõpuks ta võib-olla siis saab selle rahulduse, sest et noor on ikkagi hästi mõjutatav ja tal võib olla mingi väike asi, mis teda nii palju häirib ja kui ta saab selle lõpuks lahendatud, siis ta nagu enesehinnang paraneb ja võib-olla läbi selle on tal ka siis lihtsam mingid sõprussuhted luua või mis iganes on, ta saab Sest selle tema oleks hästi suur asi see, jah, sina isegi ei näe seda, sa nagu ei saa aru täpselt, et ja mul on tihtipeale, et ma nagu üldse ei saa aru, kuhu, mida ma pean tegema, millest me räägime, siis ma lähen peegli ette pool tundi vaatama, siis ta näitab mulle siit ja sealt ja ennem ei ole mõtet teha, kui sa ei saa aru, mida sa teed, sest niikuinii siis ei saa ju seda tulemust, mida ta ootab, on ju. Siis ta ütleb, et mul see kodus seal magamistoa peegli ees seal ühe nurga alt, kui see lamp paistab, et siis mul tekib siia see väike vari, on ju. Siis me püüame luua täpselt seda õiget nurka ja valgust ja kõik, et seda on teinekord nagu raske tabada. Aga samas ma saan aru, mida nad mõtlevad, on ju. Lihtsalt minu kliinikus on teine valgus ja teised tingimused selleks, et nagu seda taas tuua seda olukorda, et selles suhtes on hästi oluline enne kui midagi tegema hakkama aru saada kliendi ootustest ja seda, mida ta tegelikult nagu tuli tahtma, et ma võin kõike muud teha, aga kui tal ikkagi näiteks see a la kurjuse korts on päeva lõpuks alles, ta on tohutult palju investeerinud kõikidesse protseduuridesse, aga kurjuse korts on ikkagi alles, siis hästi tore, aga mis see eesmärk oli, kui ma tulin siia kurjuse kortsu end võtma ära, on ju. Et ma ei pea talle kõike hakkama tegema, mis ta tegelikult tema elu või olekut üldse ei häiri ja see ei ole üldse põhjus, miks ta tuli, on ju. Et see ongi see, et mõni inimene on väiksest kortsust nii häiritud, et teisel nagu on see, et see on elu osa, eks ole, need on emotsioonid ja miks ma pean neid varjama, et see ongi, see üks ega teine ei ole õige ega vale. Ma arvan, et see ongi see, et ei maksa nagu charge'ida kedagi selle eest, kui ta tahab seda teha või kui ta otsustab, et see on tema jaoks nii-öelda väärikas vananemine. Ja tänapäeval on see järjest rohkem, ma arvan, selline aktsepteeritav ja pigem ei ole see enam nii väga saladus, et enamus naisi seda siiski teevad, et ma ei tea, kas need enamus, aga järjest rohkem ja see on pigem selline üks osa enda nii-öelda tervise ja välimuse eest hoolitsemisest, nagu juuksuris käimine on ka see nii-öelda oma naha ja kõige muu eest hoolitsemine, samamoodi ka oma keha eest hoolitsemine, et see on meie tempel, milles me ikkagi peame elu lõpuni olema, eks ole, et tasub seda ikkagi hoida väärikalt. Nii et kui ma peaks tahtma tulla oma kortsu eemaldada, mis see protsess siin on siis, kaua see kestab, kuidas välja üldse näeb siis? No tehniliselt ta kestab kusagil 1 minut. Nii vähe? Jah. Okay. Et ta on hästi kiire. Aga ajaliselt, kui sa broneerid aegast, on ta pool tundi. Et siis me räägime täpsemalt ja siis me arutleme, aga ütleme nii, et tegemine on kusagil 1 minut. Ta on täpselt 5 nõelatorget. Aga see ei ole ka elu lõpuni jäädav ja see on ikkagi ju... Poole aastaga ta taastub see lihase töö ja et ta halvab ajutused selle närvilihas ülekande, nii et see lihas taastub siis seal poole aastaga ja siis ta vaikselt tuleb tagasi, nii et aga ta ei ole enam siis nii sügav, ütleme nii, et ta läheb kogu aeg vahedamaks ja siis ta niimoodi, ütleme nii, et ega ta nagu vajab ikkagi nii-öelda aeg-ajalt tegemist, et ta päris ikkagi tagasi ei tuleks, kui aga see on selline asi, et jällegi ei pea, aga lihtsalt täna kui tahad, siis seda siuke võimalus on täpselt. Okei. Lihtsalt rääkides kurjuse kortsust näiteks, siis on tehtud ka uuringuid, kus on tõestatud, et see parandab inimese nii-öelda meeleolu, et see vähendab ka depressiivsust ja sellist aju tagasiside mehhanismiga loob inimesel nii-öelda parema meeleolu. Kui seda ei ole? Jah, kui sa ei saa kurja nägu teha. Okay. Jah, sa oled kuri, aga sa ei saa kurja nägu teha. Ma olen praegu hästi kuri. Mul nüüd hakkab küll botoks üle minema, aga mõte on selles, et kui sa ei saa kurja nägu teha, siis tegelikkuses ei ole ka nii kuri. Et see on magnetuuringutes ära siis vaadatud nendest ajupiirkondadest, mis siis nii-öelda on pärsitud sellel hetkel ja see on ära tõestatud, et see mõjub tagaside mehhanismina ajule nii-öelda pigem nagu positiivse mehhanismina. Make sense. Ja samamoodi püüa öelda kellelegi midagi halvasti naeratades samal ajal olles hästi selline. Et see on see, et sa manad juba selle emotsiooni endale näkku ja sa ei saa kuri olla, et samamoodi on see kurjuse kortsu tegemine. Ja hästi tihti on ka hoopiski põhjuseks näiteks peavalu, kellel on väga intensiivne see lihas seal, siis ütleme neuroloogidel on ka see peavalupunktid need samad, eks ole, et siis ta lihaspinge, see lõõgastub, verevarustus läheb paremaks ja see lihaspinge kaob ära selles lihases ja siis peavalud kaob, kellel hästi tihti see arvutisse vaatab, et tekib see lihas selline pinge ja siis aitab hästi peavalust ka. Et selles suhtes lihtsalt väiksed nii-öelda fun facts ja kõrvale. See on huvitav asi, ma olen viimase paari aastaga hakanud märkama, et see on intensiivistunud ja siis kui mõnikord ma ise nagu ennast avastan, siis ma avastangi, et ma nagu vaatan niimoodi nagu tööasju ka. Mõtlen, aga miks see niimoodi nagu pinges selle kogu aeg? See on see meestel on see, kus raha on, meestel, mis raha? Jah, tõesti nagu huvitav, et see tekib niimoodi. Okei.
siis puudutaks seda peptiidide teemat korraks ja regeneratiivne meditsiin on mul pandud siia eraldi pealkirjaks sellele ja miks ma tahan seda puudutada, sest et mina ei ole sellesse eriti süvenenud, aga ma kujutan ette, et on inimesi siin meil, kes kuulavad, vaatavad, kes on sellesse veidi süvenenud, sest et mingi hetk läks ju hullult nagu käima. Kõik tõid maale, kõik ostsid sisse, tellisid kuskil müüvad, võib-olla teevad tänaseni seda. Mina ei saa aru, millega on tegemist, räägi nüüd mulle kui võhikule ja võib-olla neid on kuulajate seas veel. Mis asjad on peptiidid ja miks neid üldse tegelikult otseselt vaja on niimoodi väljapoolt sisse endale võtta siis? No need on nagu meie niisugused ehitusmaterjalid on, et nad on siis nagu valgudki, nad on amiinohappeahelad, mis on ühendatud siis selliste nagu peptiidühelatega, peptiidsidemetega ja vahe siis valkude ja peptiidide vahel on siis selles, et need peptiidid on siis nagu väikesed need amiinohappete ahelad seal 2–50 ütleme amiinohapet, aga need valgud on siis oluliselt suuremad, et kui me võrdleme näiteks lihtsalt öeldes näiteks Lego klotsidest tehtud väikest niisugust autot, siis see oleks nagu peptiidid ja siis niisugune suur loss, need on siis nagu valgud, eks ole. Ehk tegelikkuses need ehitus nii-öelda materjali, need amiinohappeid või need peptiide, kui me neid manustame õiges kohas teatud näidustustel, siis me saame tegelikult kõiki neid vananemisprotsesse siis nii-öelda pidurdada. Ja neid samasid asju siis kompenseerida, mida meie keha enam ei suuda mingil hetkel piisavalt toota. Et olgu see siis vananemise pidurdamine, mingitest traumadest, vigastustest paranemine, et neid peptiide täna on nagu hästi-hästi palju ja need tuleb kogu aeg järjest juurde. Ja see on kindlasti üks tulevikuga esteetilise meditsiini nii-öelda suundasid, ma arvan, et järjest enam, ma arvan, et kardan, et võib-olla see meie roll seal kliinikus võib jääda vähesemaks, et ma arvan, et peptiidid on tulnud selleks, et jääda, et nad on sellised ikkagi suhteliselt imelised vahendid täna, et võib-olla kõige tuntum peptiid täna, millest on kõige rohkem juttu olnud, on siis see GLP-1 agonik ehk semaglutiid, eks ole, näiteks Ozempic ravimi nimega. See on siis üks selline peptiid, mille puhul on siis avastatud lisaks, et tal on siis ka kaalu langetav toime, eks ole, et tal on tegelikkuses, see on siis selline hormoon, mida meie keha siis ise toodab seal peensoole ja jämesoole rakkudes ja GLP-1 retseptorid on siis kogu meie kehas, aga eriti just oluline on seal kohas aju ja soolestik, magu. Et see on siis selline peptiid, mis tekitab sellise reaktsiooni, et inimesel tekib siis täiskõhutunne, et inimene saab aru, et aha, ma võin söömise lõpetada, eks ole. Aju siis saab signaali, et enam pole vaja süüa, soolestik ütleme, mao tühjenemine aeglustub ja inimesel tekib täiskõhutunne. Ja on siis inimesi, kellel siis on häirunud selle peptiidi tootmine kehas, eks ole, need on siis sellised nii-öelda eripärad, kus inimesel ongi sellised söömasööstud ja tal ei tekigi see tunne, et ta nüüd peaks söömise lõpetama ja sellest tekib siis nii-öelda ülesöömine. Aga muidu on seda kasutatud siis peamiselt ikkagi siis diabeediraviks siis selle ülekaalu kontrolli all hoidmiseks. Aga nüüd, kus seda rasvumist on maailmas niivõrd palju ja see on niivõrd globaalne probleem, eks ole, et rasvumise tagajärjel tekkinud kohutavalt palju kroonilisi haiguseid, igasuguseid, need samaseid visceraalse rasvumise tagajärjel on praktiliselt enamus surmapõhjused, eks ole, südame-veresoonkonna haigustest, diabeedist, kõigest rasvmaks, eks ole, see kõik on siis kehakaalu normaliseerides ravitavad haigused täna eriti, näiteks kui ma toon rasvmaks, eks ole. Et selles suhtes on see üks imeline asi, mis on täna siia maailmas nii-öelda leiutatud ja tegelikult need peptiidid on väga vanad ja ammu teada asjad. Et need ei ole nagu mingid eile avastatud. Et selles suhtes nad on teada. Ja no see GLP-1 on nagu selles suhtes nagu huvitav, et tal ei ole ainult see kaalu langetav toime läbi selle kõik need positiivsed omadused, mida me teame, mis on siis sõltuvalt sellest, just sellest visceraalsest rasvumisest lähtuvalt kõik kroonilised haigused, eks ole. Aga tal on ka lisaks siis retseptorid, nagu ma ütlesin, ajus, et see tähendab, et praegu käivad uuringud, et ta tõenäoliselt vähendab ka näiteks aju degeneratiivsed haigused, ütleme Alzheimerit, eks ole. Ka lisaks südame-veresoonkonda toetab lisaks üle sellega, et see kehakaal normaliseerub ja ütleme ka see läbi selle siis ka kõik need veresoonkonna haigused, et seal ei ole ainult see veresoonte luppimine või ateroskleroos, et me peame seal ilmselt statiine võtma, vaid tegelikkuses oleks number 1 vaja kaal alla saada, eks. Et selles suhtes ja selle ravimi nagu imeline omadus on see, et tal ei ole kõrvaltoimeid tegelikult, väike iiveldus ja kõik, aga ta ei läbi makse näiteks, eks ole. Et tal sisuliselt on niivõrd palju benefitte võrreldes sellega, et tal võib olla mõni väike kõrvaltoime.
et täna nagu võiks öelda, et minu meelest on üks imelisi ravimeid välja mõeldud ja sellepärast nagu ma ise usun peptiididesse hästi palju ja nad on väga võimsad, et nad ja seesama GLP-1 agonist, see semaglutiid, ta on väga keha omane, eks ole, nüüd on veel need nii-öelda tripeptiidid on veel näiteks kohe ütlen, retarutiid, eks ole, et see on siis nüüd nii-öelda selline uuema põlvkonna peptiid, et ta läbi 3 mehhanismi siis toimetab, mitte nagu ainult see GLP-1 agonist. Et aga nendel on need järjest rohkem ja rohkem nagu leitakse neid positiivseid side efekte, millega siis nagu on näiteks, et ka ütleme, ta vähendab kõiki neid selliseid sööste, ütleme ka, mitte ainult söömasööst, aga ka näiteks ATH ajul isegi tal on selline nagu stabiliseeriv ja selline rahustav toime isegi, et tal on niisuguseid huvitavaid mehhanisme tegelikult, mida täna me veel täpselt kõik ei tea, need peptiidid ongi see, et nad on veel täna nagu nii-öelda katsetamisjärgus, enamasti nad on veel ainult nagu nii-öelda research use only. Sikke hall ala veits. Jah, sellepärast, et nendel ei ole tehtud ütleme semaglutiid ja need on täna ikkagi ju kõik ravimina juba nii-öelda registreeritud, aga see on hästi pikk protsess. Et see on ainult aja küsimus, ma arvan, millal need teised peptiidid ka sinna jõuavad, et kõikidega nendega need uuringud täna käivad. Ja enamasti, ma arvan, enamus nendest ikkagi ka sinna jõuab ühel hetkel, küsimus on lihtsalt millal. Ja see hall ala toebki sellest, et nad kasutatakse enne, kui nad on ametliku loa saanud, et nad ei ole nii-öelda FDA approval. Üks peptiid näiteks, mis on FDA approval, on siis Premalonatiid, et see on selline siis PT141 peptiid, mis siis on ametlik näidustus, on siis perimenopausis naistele, selleks, et siis naiste suguiha tõsta, parandada. Et see on siis nii-öelda USA's siis heaks kiidetud ikkagi naistele siis sellise hüpoaktiivse seksuaalsoovi häirete raviks. Siis ütleme longevity mõistes ja just esteetikas on siis see Cooper-peptide, mis siis stimuleerib kollageeni tootmist ja raku tuuenemist, et see on selline, mida päris palju täna on tõestatud, et see ikkagi vähemalt loomkatsetes töötab ja inimesed ise kasutavad ja näevad väga häid tulemusi. Nii süstitavana siis nii-öelda siis subkutaanselt nagu süsteemselt, kui ka siis nahale, ütleme, seerumite ja selliste nii-öelda lokaalsete võimalustena. Aga selles suhtes, jah, siis on ka sellised, mis siis kasvuhormooni sekretsiooni siis nii-öelda stimuleerivad ja seda lihasmassi kasvatavad ja selles suhtes see on nagu väga, väga põnev valdkond. Päris lai valdkond selle mõttes. Jah.